Tere, kutid Ivan siin ja täna me filmime tõeliselt lahedat videot tulevikuautod versus minevikuautod. Vau, nii lahe. Ma mõtlen, milline näeb välja 2000 auto. 2000, see on liiga hiljutine. Me vaatame 1960 autosid. Vau, see on veelgi lahedam. Ja eriti teie jaoks võrdleme kahte autot kõige olulisemate omaduste, mahutavuse, kiirenduse, mugavuse ja paljude muude asjade osas. Teeme ära, mis on esimene auto? Esimene auto on moodne auto. Lähme. Oodake, me ei pea kuhugi minema, sest tuleviku auto on kohe siin. Vaadake seda. See on Cybertruck. See on nii lahe. Nii suur, vaata seda. Mida sa teed? Sa rikud selle ära. Tuleviku autod ei lähe katki. See auto pandi kokku 2025. Aastal kõik on nii värske kui võimalik. See auto on nagu hiiglane teel. Alustame selle eluka mõõtmete mõõtmisega. Hästi, nii et alguspunkt on siin ja nüüd hakkame. Ma arvan, et see on 4,1 meetrit. Kuid see on 5 meetrit ja 70 sentimeetrit. Mida? Oi kui pikk. Vaada seda ratast. See on minu vöökoha kõrgune. Ivan, kus on väljalasketoru? Mida sa mõtled väljalasketoru? See auto on elektriline. Sa mõtled patareidega, kui palju patareisid sul vaja läheb. Aga need on hoopis teistsugused akud. Oota, nii et see on ka vaikne. Kontrollime seda hiljem müramõõtjaga, nii et oleme siin, kus asub meie mineviku auto. Kus see on? Siin see on. Kuid enne kui me sinna läheme, avastasin hiljem, et 52% meie kanali tellijatest on tüdrukud ja 48% on poisid. Ma ei tea, miks me selle tüdrukutele anname, kuid minge alla ja tellige see kanal kohe. Tulge nüüd, tüdrukud, ärge laske neid alt, vajutage seda nuppu, me saame hakkama. Hea töö, poisid. Ja tüdrukud. Tagasi mineviku auto juurde. Nii et siin me oleme 1966. Aasta Chrysler 300 kabrioleti juures. Vau, see on nii vana. Jah, ma nõustun, see näeb välja väga iidne. Te lihtsalt ei saa aru, see auto on hämmastav ja nii stiilne ja see on retro. Ei, ma arvan, et see on lihtsalt vana. Vanaaegne. Olgu, ma saan aru, see on vanaaegne, aga kas see isegi töötab? Jah, muidugi see töötab ja vaadake, kui suur see absoluutne elajas on. Mõõdame ja võrdleme seda Cybertruckiga. Olgu, teeme seda. Alright. Marja, hoia seda, lähme. Värv on nii ilus hästi, nii et see on umbes 5 meetrit ja 35 sentimeetrit. Vau, natuke väiksem kui Cybertruck. Nüüd vaatame kõrgust. Ma ütleks umbes 142 sentimeetrit. Hästi, nüüd mõõdame, kui vaikne see auto tegelikult on. Mul on siin telefonis rakendus, mida kasutame selleks. Lähme sisse hästi, nii et mootor juba töötab. Ma ei kuule seda, aga me peame siiski kontrollima. Ivan, sa rikkusid Eesti ära. Vabandust. 34,5 detsibelli, see on päris hea. See auto on lihtsalt uskumatu, see sõidab nagu elajas. Hästi siis, vaatame väljalasketoru on müratestiks. Cybertruck oli tõesti vaikne, vaatame, kui vaikne see auto on. Mul on rakendus olemas, eks? Lähme sisse. FBI, open up! Mis? Ei avane? Ma arvan, et pead lihtsalt seda nuppu vajutama. Oh, ma ei näinud seda. Võta, palun. Oh my God, bro. Oh, hell. Auto on nii valju, see on nii lahe, see on palju valjem kui Cybertruck. See on väga mürarikas auto. Seda ma nimetan mootoriks. Ma ei kuule isegi ennast. Mis te lihtsalt ei saa aru, kuulake seda autot, see on hämmastav. Vau, kutid, vaadake lihtsalt seda interjööri, see on tõeline tuleviku auto. Ma mõtlen, kas see suudab lennata. Muidugi mitte. Stanley, vaata seda kaunist panoraami. Ma võin siin lihtsalt istuda ja öösel tähti vaadata. Sa saad kõige selle paneelilt kontrollida, see on autoaju. Aga millised on mõned lahedad funktsioonid, mida see saab teha? Las ma mõtlen, vaata seda puuks nõudmisel. Stanley. Mina ei teinud seda, see olid sina.
Mis veel? Visandiplokk, vaatame, tellige, kutid, tulge nüüd. Isegi Cybertruck ütleb meile, et telliksime nüüd. Sa pead, tulge nüüd. Saate isegi pagasiruumi siit avada. Vau! Vau, ei ole võimalik, mida see veel teha suudab. Vau, me saame siin isegi YouTube'i vaadata. Ma olin nii noor. Poisid, kas te suudate arvata, mis video see oli? Kirjutage kommentaaridesse. Me oleme müraprooviga lõpetanud, kuid nagu nimi vihja, on see kabriolet, nii et see katus on eemaldatav. Eemaldame selle nüüd. See on uskumatu. Ei ole võimalik. Ma hakkan sellest autost päriselt vaimustuma. Saame käed õhku visata, Country Roads laulda. Vii mind koju. Lääne-Virginia. Hästi, uurime seda auto interjööri edasi, mis meil siin on, panipaik. Tegelikult palju panipaiku. Vau, ja siin on veel rohkem. Mõelge, see ilu tehti tagasi aastal 66. Teate, käepidemed, väljed, ratas, kogu assi. Nõus ja märkake, kui palju ruumi on ja kui palju nuppe, samal ajal kui Cybertruckil on üks suur ekraan. Ja kus on nupud akna jaoks? Kuidas te seda avate? Vanades autodes pole nupu akende jaoks, Maria, sa pead neid alla keerama. See on nii lihtne. See näeb välja nagu mingi trenažöör, aga kliimaseade. Kas sellel on üks? Vaatame nuppe, see on raadio. Ma ei usu, et sellel on kliimaseade. Hästi pole tähtis, meil pole katust, nii et me ei vaja seda. Ma arvan, et see on kliimaseade just sellepärast, et seal on kirjas soe ja seal on nool, seal on palju nuppe ja režiime, kuid seal pole teksti. Ma ei tea, kuidas seda sisse lülitada. Igatahes see ei tööta. Te ei saa millestki aru, see on klassika, tunne auto. Te ei loe lihtsalt nupp. Mida ma oskan öelda? Kindlasti on see väga mugav, nagu istuks diivanil. Tõesti suur diivan. See meenutab mulle mahutavuse testi. Vaatame, kas Cybertruck mahutab kõik need mannekeenid pluss meid. Lähme, hästi, paiguta need sisse. Pane nad nii istuma, et tunduks nagu nad päriselt istuksid. Ma tahan rohkem mannekeeni. See on natuke kitsas, aga ma arvan, et see töötab. Ma arvan, et me kõik mahume. Mahutavuse test läbitud. Vaatame, kui palju mannekeene mahub sellesse autosse. Hästi, Stan, teeme seda üks ees. See auto on nii suur, et see võiks olla maja. Ma kiihla, et sinna mahuks umbes 30 inimest, üks taga. Mis meist saab? Jah, tundub, et meie mahume ka ära. Ma vaevu mahun, Stan. Mida? Ees on mul täiesti ruumi. Ma mõtlen, jah, ma arvan, et see mahutab 6 inimest. Ma mõtlen, ma võin siin ka istuda. Ma tunnen end nagu kuningas. See mahutab rohkem kui Cybertruck. Ma arvan, et sa oled lihtsalt kallutatud vanade autodes suhtes, aga kuidas oleks, kui vaatame, mis on pagasiruumis? Hästi, avame selle. Kuidas me pagasiruumi avame? Mul pole aimugi, Stan. See pole nupp. See näeb välja nagu võtme on. Jah, kui ma sain selle auto, nad andsid mulle selle spetsiaalse võtme, mis avab pagasiruumi. Ma unustasin selle ära. Vaadake lihtsalt seda helisüsteemi. See on hull. Meil on siin mõned lipud. Paneme need autole. Hästi, lähme tagasi sisse. See auto on tegelikult päris lahe. Näe, ma ütlesin sulle, see pole lihtsalt auto, see on meistriteos. Ma olen mõelnud, ma tahan selle autos muusikat, kuidas ma oma telefoni ühendan luetootsi kaudu. See on vanaaegne auto 1960 entahtest. Miks peaks sellel olema Neil polnud 1966 aastal luetootsi. Neil polnud isegi telefone, raadio ei näi töötavat. Ma loodan, et auto vähemalt sõidab. Tead, me ei pea seda lükkama. Ainult üks viis teada saada. Hei, juht, käivita see asi. Vaata, seal on tahavaatepeegel. Kes see on? Ma unustasin. See on tegelikult meie tänane juht. Ta on nii kiire. See on kiirendus. Mu jumal. Ta on nii kiire. See on hingematev. Sellel Cybertruckil on ka automaatne parkimine. Vaatame seda. Juht ei tee mitte midagi, aga auto liigub ise. Loodan, et ta kuhugi sisse ei sõida. See liigub iseseisvalt. See teeb parkimise täiuslikuks. Nice. Suurepärane töö, Cybertruck. Ma ei teadnud, et nad teevad nii targu autosid. Poisid, kas olete valmis nägema, kuidas see auto sõidab? Muidugi, ma olen kindel, et see on unustamatu. Vaatame, mida see beebi teha suudab. Juht, keerake üles.
jah, Oh, kuula seda. see mees on 60 aastat vanem, kui ta sinna sõidab. Okei, noh, auto sõidab, mis on hea, aga see on natuke kohmakas. jah, ma ei suuda uskuda, et see auto on 60 aastat vana ja ikka töötab. Tead, ma sooviksin endale sellist autot osta. Muide, tuleviku autol kulub 20 tundi, et aku täis laadida, sest see on elektriline. Vaatame nüüd, kui kiiresti selle autopaagi saab täis. Ma arvan, et see on palju kiirem kui Cybertruckil. Jah, sama siin arvan, et see on palju kiirem. Avame selle. Hästi, paneme elektri. Täidame selle lihtsalt nii tihedalt. See on palju kiirem kui Cybertruck. Ei, ma arvan, et sellest piisab. Hästi. Tubli töö. Ja kutid, nii see on. Nii kiire see ongi. Oh, ma unustasin korgi. Nice. Nii kiiresti saab seda autot täita. Lõhnab nagu 1966 otse seal. Tegelikult, lapsed, see on lihtsalt bensiin. Ära muretse, Maria, on aeg järelduse tegemiseks. Tule, arutame. Hästi, kutid, jõudsime järeldusele, et see on viik. Mõlemad autod on hämmastavad. Mõlemal autol on omad plussid ja miinused, aga mina valiksin mineviku auto. Ei, mina valiksin tuleviku auto. Cybertruck on palju parem. Noh, kutid, see on teie otsustada. Kommenteerige all, milline auto teile rohkem meeldis. See on kõik meie poolt. Head aega!